Tere päevast, hea Postimees TV vaataja ja saate Peetri Pilk erinevatest muudest platvormidest, erinevatest YouTube'idest ja podcasti platvormidest kuulaja. Oled sattunud vaatama meie järjekordset saadet, kus täna stuudiokülaliseks olen palunud Riigikogu liikme ja riigikaitsekomisjoni liikme Raimond Kaljulaiu. Tere tulemast! Ja aitäh kutsumast. Nagu ma enne märkisin ka, et sotsiaaldemokraatidele kahtlematult see lipsu valik on väga sümpaatne. Ja, et punakates toonides lips, samas on jälle USA vabariiklaste toon, et siis me võime veel pikalt vaielda, et mida see lipsuvärv täpsemalt väljendab. Aga et lähemegi kohe oma esimese uudise juurde, milleks on Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi poolt kirja pandud lugu nimega Kiievi koefitsient käib juba närvidele. Et Hõbemägi tõigi seal üpriski selgesõnaliselt ja võib-olla isegi teravalt välja Zelenski poolt siis välja käidud selle narratiivi, kuidas Eesti ja Balti riigid või Balti riigid kollektiivselt siis on kohe on järgmine, et kohe on meid Venemaa ründamas ja Hõbemägi ütles välja, et see on, nii ei käi asjad, et ei tohi oma liitlasi oma selliste, kuidas öelda, liialdavate siis siseriiklike või ka rahvusvaheliste narratiivide taha panna. Ja huvitaval kombel võtame nüüd oma uudise number 2, milleks on ERR-i uudis pealkirjaga Eesti poliitikud Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi, et ka meie liberaalse tiiba poliitikud, mitte näiteks ainult EKRE, kes on siis tuntud kui Ukraina kritiseerija siiski paljudes asjades, ei väitnud siis kriitika noote kasutades midagi Ukraina kohta halvasti, vaid tegid seda ka meie suur osa peavoolupoliitikuid, näiteks peavoolupoliitikuid liberaalselt või siis ka vasakult poolt, et Marko Mihkelson, välisminister Tsahkna teiste seas, et aga neid erinevaid ütlusi oli palju. Ja tõsi ta on, et Ukraina poolt on sellise enda teatud mõttes natukene võltsnarratiivi edendamine, kuidas hirmutatakse siis läänemaailma või NATO-t tõenäoliselt siis lootuses endale suuremat abi saada selle kaardiga, et Balti riigid on kohe on järgmine. Oli siin alles ju ka uudis sellest, et kuidas Ukraina kaitseväelased meie sõjaväeõppustel olevat siis, ma ei tea, 10 mehega kogu NATO ära hävitanud ja kuidas me oleme nõrgad, on vahel läbi kosta, et küsiks riigikaitsekomisjoni liikmelt, et kuidas nagu selline narratiiv mõjub meie enda riigi positsioonile NATO-s või Euroopas üldiselt, et kuidas see meie rahvusvahelist olukorda muudab või halvemaks või paremaks teeb, et ukrainlased sellist retoorikat kasutavad. Su küsimuses oli nüüd nii palju punkte, et ma ei tea, kas ma kõigile päris jõuan vastata, et ma võib-olla alustan sellest, kas ma sain õigesti aru, et sa kirjeldasid Margus Tsahknat ja Marko Mihkelsoni vasakpoolsete poliitikutele? No ütleme sotsiaalselt vasakpoolsetena küll. Ja. No selge, minu jaoks on nad ikkagi nagu sellised paremerakondi esindavad poliitikud, aga see selleks, et punkt 1, minu meelest need Eestis ilmunud pealkirjad olid tugevamad ja kaugemale minemavad kui see, mida tegelikult president Zelenski ütles. Et president Zelenski ei öelnud kindlas kõneviisis, et Venemaa siis võimude tegevus interneti siis igasuguste teenuste ja kättesaadavuse piiramisega seoses, et ta ei öelnud, et see on nüüd 100% ettevalmistus Balti riikide ründamiseks, et ta tegelikult esitas sellise ühe võimaliku tõlgenduse, et see võib olla seotud siis sellega, et Venemaal valmistatakse ette uut sellist üldmobilisatsiooni või suurt mobilisatsiooni, mis siis sel korral puudutaks ka siis suuri pealinnu, Moskvat, Peterburgi ja et see võib olla seotud siis kas täiendavate mingite Ukraina vastaste operatsioonidega või ka siis näiteks Balti riikide või muude NATO riikide vastase sellise sõjalise operatsiooni ettevalmistamisega. Ja see on hoopis tegelikult midagi muud kui see, millele minu meelest nagu paljud poliitikud Eestis reageerisid, et president Zelenski ütles siis, et sisuliselt Venemaa kohe tungib, eks ole, Balti riikidele kallale. Et seda ta päris nii ei öelnud. Teiseks see seos, et Ukraina sõja tulemusest tegelikult võib paljuski sõltuda ka meie julgeolek,
seda on ju minu meelest laiapindselt tunnistanud nii Eesti kõik juhtivad poliitikud, kes tegelevad välis- ja julgeolekupoliitikaga, teiste Balti riikide liidrid, Põhjamaade liidrid, laiemalt Lääne ja NATO riikide juhid selle sõja algusest peale, et on aru saadud sellest seosest, et kui Venemaal õnnestub Ukrainas saavutada mingit edu, siis see võib nii-öelda sillutada teed edasiseks agressiooniks ja edasi minemiseks ja täpselt vastupidi, siis kui Venemaa saab Ukrainas lüüa, siis see kahtlematult võiks siis heidutada Venemaad teisi selliseid sõjalisi avantüüre ette võtmast, et ka selles ei ole ju tegelikult mitte midagi uut, et seda oleme me ka ju ise kogu aeg rääkinud. Ja millega mulle tundub, et siin nagu, kus see segadus ongi, et seda tõlgendati, seda Zelenskõi välja öeldud kuidagi kui selliselt, et see on nüüd vastuolus nende Eesti ametlike välisluure hinnangute, meie poliitiliste hinnangutega, et kohe käegakatsutavas tulevikus me ei näe seda, et Venemaa kasutaks siis meie või teiste NATO riikide vastu jõudu, et justkui Zelenskõi siis nii-öelda spekuleeriks, et äkki tegelikult ikkagi midagi sellist on kohe-kohe juhtumas, aga ka seda tegelikult ju Zelenskõi ei öelnud, et ta ei rääkinud siin ajakavadest, ta ei rääkinud, et ukrainlastel on infot, et nüüd kohe-kohe midagi juhtub, vaid see oli selline nii-öelda, et need sündmused võivad olla seotud muuhulgas ka selliste asjadega. Ja mis mulle üldse tundub, et viimase asjana, et see Zelenskõi selle konkreetse osa vastuse teravik oli tegelikult suunatud, mulle tundub pigem just sinna Venemaa sisse, ehk siis selle signaali andmine, et võib olla oodata sellist suurt mobilisatsiooni. Venemaa teatavasti ametlikult üldse ainult ühe mobilisatsiooni ongi läbi viinud, mida nimetati siis osaliseks mobilisatsiooniks, aga siiamaani sinna võitlejaid on siiski nagu värvatud teisel viisil. Ja et mulle tundub, et võib-olla selle mõte oli rohkem nii-öelda seal samas Moskvas ja Peterburis siis nende võimalike mobiliseeritavate seast täiendava ma ei tea, paanika või segaduse tekitamiseks, mis nende internetikatkestuste foonil võib-olla siis võiks nagu Venemaale esile kutsuda mingeid selliseid ühiskondlikke probleeme ja mullistusi, millega siis võimud peavad tegelema ja mis eksitaksid neid siis ja segaksid neid tegelemast Ukrainaga. Nii et mulle tundub, et siin nagu, kuidas öeldakse, Eestis väga paljude asjade puhul öeldakse, et asi on kommunikatsioonis, et asi oli antud juhul oli kommunikatsioonis, et seetõttu ka ma ei liitunud nendega, kes nüüd president Zelenskõit nüüd hukka mõistsid teravalt või Kremli narratiivide levitamises süüdistasid, et ma ei hakkaks seda tegema. Ma arvan, president Zelenskõi on täna olukorras, kui ta räägib, siis ta räägib nagu kogu maailmaga ja see, et andes väga palju intervjuusid, pidades väga palju kõnesid, et mingid osad sellest võivad meid kuidagi riivata, et ma ei tea, kas me peame sellele tingimata nii valuliselt alati reageerima, et tegemist on siiski nagu väga raskes sõjas oleva riigi juhiga ja isegi kui me ütleme, et see oli viga meie seisukohast, siis võib-olla on mingid teised formaadid, kus me võiksime selle sõnumi edastada, et oleks parem võib-olla tulevikus kuidagi teisiti neid asju sõnastada või seda sõnumit mitte kasutada. Et ma arvan, et president Zelenskõil ei ole mingit tohutut tungi rääkida Balti liikide saatusest oma sõnavõttudes. Jah, su jutus on kahtlemata point, et ise näidat asju lugedes ja öeldud ja ka varasemaid selliseid sarnaseid ütelusi jälgides ma päris ei saaks nagu nõustuda, et ikkagi selline Balti riikide selliste nõrgukestena kujutamine, tegelikult Venemaa ei võta meid kohe ära või selline maailmale sellise kuvandi jätmine, et me oleme mingi selline natukene haledad nõrgukesed, mida on ikkagi tulnud Ukraina sellisest kommunikatsioonist, et vähemalt mulle tundub, et natukene selline jõulisem reageerimine võis olla kasulik, et ka ukrainlased nende oma siis mingite ministeeriumite ja saatkondade kaudu ikkagi saaks teada, et arvestage ikka oma liitlastega ka, mitte et te jätate maailmale mulje, et kohe hakkab Balti riikides sõda. Meilt lähevad siin välisinvesteeringud välja, mis on uusi juurde ei tule, turiste ei tule, et kuidas me Ukrainat toetame. Me oleme ühed suurimad Ukraina toetajad, meiega peab Ukraina arvestama, et ma arvan, et see oli mõnes mõttes ikkagi omal kohal. Mõtlen, et see on teatud mõttes ja nii ja naa, aga ütleme, ma arvan, et kui me paneksime tekitaksime siia kaks kuhja, et kus ühes on siis võib-olla midagi sellist, mida sina kirjeldasid, eks, ja siis teises on need sõnumid, mida on Ukraina
öelnud, kus ta on avaldanud kas siis tänu Eestile selle toetuse eest, mida me oleme Ukrainale osutanud aastate jooksul, tunnustanud meid selle eest või ka nagu mingil muul viisil positiivselt Eesti suhtes väljendanud, et siis see üks kuhi oleks ikka väga-väga kõrge ja see teine on väga-väga väike ja mulle tundub, et see nii-öelda Balti riikide selliseks nagu nõrgaks lüliks pidamine, et see on ikkagi rohkem omane teatud Lääne-Euroopa riikidele, kus võib-olla asjasse üldse süvenemata on, ma tulen just Berliinist ja seal ma kuulsin seda ka, et justkui, et lihtsalt, kus ei teata, kuna neil endal ei ole võib-olla seda sõjalist teadmist ühiskonnas väga palju, seetõttu, et ei ole sellega aastakümneid tegeletud, siis tegelikult seda Balti riikide ja ka tegelikult Põhjamaa riikide reaalset sõjalise kaitse tugevust lihtsalt ei teata ka. Et siin on ka alati selline, ütleme, kahe otsaga asi, et ühelt poolt, kui midagi räägitakse, mis sulle ei meeldi, siis sa võid alati öelda, et see rääkija on rumal või koguni mingil määral pahatahtlik. Aga alati võib ka küsida endalt vähemalt ausalt selle küsimuse, et kas me oleme omalt poolt kõik teinud, et ka meie siis partnerid NATO riikides, Euroopa Liidus omaksid sellest olukorrast siis võib-olla realistlikumat ülevaadet ja vahet ei ole lõpuks, mis põhjusel nad seda räägivad, kui see on meile kahjulik, siis meie asi on neile selgeks teha, et kuidas asjad on tegelikult teisiti ja saada nad siis nagu õiget juttu rääkima, et see on meie vastutus, et mitte keegi peale eestlaste endi ei tee näiteks nendele samadele Saksa poliitikutele selgeks, milline on tegelik asjade seis siin Peipsi järve kaldal, et seda nad ei hakka seda nagu, ei võta endale südame asjaks ise seda selgeks teha, neil on oma mured ka. Ja ei, seda kindlasti, et aga tegelikult sõpra selle järgi tunnedki, et sa oled ka aus. Ehk siis isegi olen mõelnud, et olgu need üpriski koledad korruptsioonijuhtumid Ukrainas ja tegelikult ka mõningate ohvitseride valitsuse poolne enda vigade äraajamine mingitele vallandatud ohvitseridele, kindralitele, kelle vastu on üritatud ka igasugu fabritseerida materjale, et võib-olla ei ole vale, et ikkagi Eesti ja üldse liitlased ütlevad sõbrale ka välja, kus nad näevad midagi valet. Muidu see muutubki kuidagi ühekülgseks, et me ainult kiidame kõike, et meil on Eestis on natukene ka, et me ei analüüsi vigu mitte kuskil avalikult, et nagu ukrainlased on, et nad saavadki kõik absoluutselt andeks, et kui me tahame olla head sõbrad, siis me peaksime võib-olla vahel ka ikkagi näppu viivutama. Igaks asjaks on nagu õige aeg ja koht, et Ukrainaga Eestil on kõigil tasanditel alates poliitilisest tipptasemest kuni väga, väga tehnilise ja ametkondliku tasanditele on nagu väga hea koostöö ja dialoog. Ja kindlasti neid kohti, kus mis tahes muredele on võimalik tähelepanu juhtida, on väga palju. Aga sealjuures ei saa me nagu ära unustada seda, et Ukraina on praegu oma elu eest võitlev riik. Ta on selles olukorras, et ma ei tea, see on selline nagu mõnes mõttes nagu kohatu võrdlus, aga võib-olla piisavalt ilmekas, et kui su hea sõber on nagu sattunud sinna olukorda, et teda rünnatakse, tema elu kallale kiputakse, eks ole, ta kaitseb ennast, ta püüab oma elu säilitada ja võitleb oma elu eest, siis võib-olla see pole päris see hetk, kus kõrval seista ja talle öelda, et aga tegelikult eks sul on ka omad miinused oma iseloomus ja sa oled ka elus vigu teinud ja et see võib-olla see pole lihtsalt nagu see õige aeg ja koht, eks. 4 aastat võitlemise käigus ikka peaks suruma, et tehke korralik mobilisatsioonisüsteemi ja vägede roteerumise ja et kuidagi see kriitika äkki tuleks kasuks, et Ukrainas lähevad asjad paremaks. Nende märksõnade taga veel kord ma ütlen, et igaks asjaks on õige aeg ja koht ja on võimalik kindlasti sellest ukrainlastega rääkida ja mõtteid vahetada ja nõu anda. Ka mina olen oma Ukraina kolleegidele näiteks NATO Parlamentaarses Assamblees, kus nad on väga aktiivsed olnud ja me oleme Eesti poolt ja tegelikult ka teised Balti kolleegid on kõik olnud neile alati seal toeks. Loomulikult oleme ka mingites küsimustes andnud nõu, et võib-olla mõned argumendid kujundada ümber või kuidas oma seda nii-öelda oma narratiivi kujundada, et see oleks veenvam liitlaste silmis. Aga ei, ütleme, jah, on olukord ja ma ei mõista hukka neid kolleegi, kes on avalikult sõna võtsid Zelenski küsimuses. See on ka täiesti arusaadav. Siin on ka see, et Eestis on valimised tulemas valitsuserakondadele. Mõistagi on vaja näidata praegu nagu teistsugust lugu, et kuidas asjad on hästi, kuidas me oleme väga kindlalt kaitstud, kuidas sellist otsest
kohest hädaohtu ei ole, eks ole, püüda rahustada seda olukorda. Riigil on huvi tegelikult sama investeeringute aspekt, et see on selge, et võib-olla see oli õige antud juhul seda nagu avalikult teha, aga mis ma nagu ütlen lihtsalt, et minu meelest sellest Ukraina Ukraina mingitele puudustele või sellistele vigadele neile nagu avalikult väga mõnuga tähelepanu juhtida. Minu meelest praegu lihtsalt pole selleks nagu õige aeg. Et ma olen ise mõelnud selle peale, et kuidas me ennast tunneksime, et kui 2 Eesti maakonda oleks praegu venelaste kontrolli all, meil käiks, eks ole, Kagu-Eestis on ju aktiivne lahingutegevus, me oleksime kaotanud väga palju oma kaasmaalasi, siin oleks suured kahjustused meie energiainfrastruktuurile, sadamatele, elumajadele, tsiviilisikud ja siis näiteks, ma ei tea, mõni Belgia poliitik, eks ole, esineks seal Belgia meedias avaldusega, et nojah, aga et tuleb ka ikka tunnistada, et ega Eestigi on teinud näiteks selle vene vähemuse kohtlemisel on mingid vigu ja võib-olla aga seda meile kogu aeg on. Ja, aga me ei ole sõjas, eks ole, selles mõttes. Aga võtame vabadussõja ajal britid ütlesid meile, et kus me peame, kuhu me ei tohi minna, mida me peame aga ma räägin, et ütleme, et kui me kuuleksime neid avaldusi sellises olukorras, kus me võitleme tegelikult selle nimel, et meil üldse see Eesti riik alles jääks, siis ma arvan, et me suhtuks nendesse Belgia poliitikutesse küll natuke niimoodi, et minge te sinna sammusesse, et praegu pole õige aeg meile seda loengut pidada. Jah, sellel mõttel on loomulikult ka oma point, aga vahel kulub... Sa juba teist korda oled sunnitud tunnistama. Just, et aga vahel on ikkagi, on hea, kui ka noomida, et meie kui vanem demokraatia peame oma noomitusvõimet ikka ka kasutama, aga et see oli muide hea tähelepanek, mis sa ütlesid, et tihti läänes ju üldse ei saada aru, kuivõrd tugev on meie, olgu see siis Soome või Eesti või ka ütleme Leedu ja Läti ei ole veel tänu sellele, et nad oma ajateenistuse kunagi ära kaotasid, ei ole jõudnud selle tasemeni, mis Eesti, aga et kui vaadata ka näiteks Wikipeediat, ma olen täiesti kindel, et 90% poliitikuid umbes, kui neil on vaja telesaatesse minna, olgu Saksamaal või Prantsusmaal või Belgias, nad umbes vaatavad Wikipeediast, kui jutt on Balti riikidest, teevad Eesti lahti, seal on mingi teenistuses, ma ei tea, 5000 meest või mis siin on kirjutatud, et kõik see avalik info, mis meie kaitsevõimekuse kohta ju on, et see ongi selline, et vaatad neid avalikke andmeid ja näed, et meil ei ole kaitseväge mitte mingisugust ja mitte keegi ei saa ju arugi, et mis asi see reservarmeel põhinev ja ajateenistusel põhinev kaitsevägi üldse on või mis on Kaitseliit, et ma ei tea, et siin äkki mingi soovitus meie riigi propagandateenistusele, mida meil sellise nimega ei ole, aga et inimestele, kes sellega tegelevad, et muutku kas või Wikipeedias ära, et pangu selleks manpoweriks, ma ei tea, 40 000 sinna. Tegelikult see töö käib, et võtame kas või see nädal, et mina ise olin kahjuks Eestist ära ja ei saanud oma kolleege, kes olid siin vastu võtta, aga kas või sel nädalal oli näiteks väga siis mitmete NATO riikide parlamentide esindajad ja väga mõjukad esindajad olid siin Eestis, kus tegelikult väga mitmekülgselt briifiti neid sellest, kuidas Eesti julgeolek on üles ehitatud ja et eks see töö nagu käib, aga muidugi segadust on praegu ju maailmas väga palju, aga üldiselt, kui mulle lääne kolleegid ütlevad, et nad muretsevad meie pärast, siis ma alati ütlen, et jah, aga meie muretseme teie pärast ka, et kui te vaatate, mis on meie kaitsekulutused ja ütleme meie piirkonna valmisolek ja võrdleme seda teatud mõnede Lääne-Euroopa riikide omaga, siis me oleme tõesti teie pärast väga mures, et te olete väga kaitsetud ja me kõigiti julgustaksime teil oma riigikaitsesse rohkem panustama ja seda tugevdama, sellepärast et muidu peame me teile ka veel appi tulema. Ja kusjuures see ei ole mitte nali, vaid nii ongi, et meie reservide võimekuse ja väljaõppe juures me oleme võrreldavad Euroopa suurriigiga tegelikult ja kui see kuidagi kohale jõuaks, oleks tore, aga et lähme nüüd natukene teise teema juurde ja võtame oma 3. uudise, milleks on ERR-i uudis, et Hispaania kutsub Euroopa Liitu lõpetama assotsiatsiooni lepingut Iisraeliga, see on siis seoses Iraani ja muude teemadega siis Hispaania valitsuse, Sancheze poolt juhitud siis valitsuse tõenäoliselt ka sisepoliitikasse suunatud sammuna tehakse selliseid nagu lõvikonserve söönud avaldusi ja kui võtame nüüd järgmise ERR-i uudise, 4. tänase uudised, mille pealkirjaks on, et Sancheze juhitud Hispaania süvendab sidemeid Hiinaga. Et vaadates nagu Hispaanias toimuvat, et mitme sõbraga, kes ka
kaitsealaga seotud ja selliste Eesti mõnede mõtlejatega oleme arutanud, et ma ei tea, et sinna tuleks mingi Hispaania inkvisitsioon peale saata, et teevad punakommunistidega koostööd, ei luba NATO vägedel isegi oma lennujaamu kasutada, mis veel oli, legaliseeriti 500 000 illegaalset sisserändajat, et nagu päevast päeva tuleb selliseid avaldusi, et USA konflikt Hispaaniaga sel teemal on teada. Aga et küsimus olekski, et kas Sanchez, et kas ta tahab sealt võtta pigem ikkagi siseriiklikke punkte tõenäoliselt või on seal tõesti taga niivõrd suur selline antiamerikanistlik ideoloogia, Iisraeli vastane ideoloogia ja siis omakorda, kas sealt on näha sellist päris selle Hiina ploki poole hoidmist, nagu näiteks ka Orban ju Ungaris, et ta üpriski avalikult ütles, et nendel on Hiinaga ärid ja on Venemaaga ka ilmselgelt, aga et see Sanchez toimimine hakkab välja arvatud, kui Iisrael välja jätta, et hakkab meenutama nagu Orbani mingisuguseid selliseid, küll teise tiiba poolt, aga kuidagi kummaline on nagu järgida seda. Jah, ütleme Hispaaniast rääkides võib-olla mis mulle nagu esimene märksõna on tegelikult on see, et Hispaaniaga juba pikemat aega on olnud NATO sees päris arvestatav poleemika siis selles küsimuses, et kuidas Hispaania suhestub siis viimasel NATO tippkohtumisel kokku lepitud uutesse kaitsekulutuste eesmärkidesse, mis oli siis kokku 5%, aga mis koosneb siis 3,5% siis sõjalisele kaitsele, mille osas Hispaania nõustus sellega, aga on tõlgendanud siis kuidagi seda nii, et neile justkui lubati siis erand või nendele see kohustus ei laiene. Ja nagu ma olen aru saanud, siis see ei ole päris ühene ja sellest ei saa kõik päris ühtemoodi aru. Ja see on põhjustanud pingeid. Nüüd need Hispaania edasised otsused seoses siis Iraani sõjaga, tuleb tunnistada, et ütleme Pedro Sanchez'el ma oskan võib-olla vähem hinnata seda tema mõju siseriiklikult, aga rahvusvaheliselt Euroopa vasakpoolsetele, ja ma tulen ühelt sellisest Euroopa vasakpoolsete kogunemiselt Berliinist just, et kus tegelikult talle ka päris palju viidati kui ühele sellisele esile kerkivale või esile kerkinud selle tiiva liidrile, kes on nagu mõnes mõttes teenäitajaks või suunanäitajaks ka teistele riikidele. Siis see mainitud nii-öelda Ameerika vastasus, et tegelikult Euroopa vasakpoolsete seas sellisele Ameerika, tegelikult ka NATO vastasusele on ju väga pikk ajalugu, et kes on lugenud Stoltenbergi mälestusi, siis ta seal kirjeldab ka, kuidas tema noore siis poliitikuna protestis NATO vastu Norras, osales meeleavaldustel, mis omamoodi irooniat ja lõpetas siis lõpuks NATO peasekretärina, kelle ajal tegelikult Põhjamaadest NATO laienes, et selline kokkusattumus, aga selge see, et ütleme, kui ma räägin ka nende kolleegidega, kes võib-olla alati on olnud USA suhtes väga skeptilised, väga kriitilised, siis praegu on mingis mõttes pidu on jõudnud nende õuele, sest nad saavad nüüd öelda, et näete, me ju ütlesime teile, et see Ameerikast sõltumine on viga, enda sellest sõltuvusse seadmine. Me ju oleme alati rääkinud, et Ameerika ei hooli rahvusvahelisest õigusest, ei hooli kokku lepitud reeglitest maailmas, vaid rikub neid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et kahtlematult mulle tundub, et see suundumus Euroopa poliitikas on saanud nüüd Iraani sõjas eriti jõudu juurde ja selle osaks on olnud ka tegelikult ju selline Iisraeli vastasus, mille üle Briti poliitikas pikalt vaieldi, et kas siis see Jeremy Corbyni aegne tööpartei oli antisemiitlik või ei olnud, kas siis partei juhtkond siis nii-öelda suhtus siis sallivalt, eks ole, antisemiitlikusse ilmingutesse või mitte ja on siis vaieldud selle üle, mida see siis tähendab. Aga mulle endale küll tundub, et ma nõustun nagu meie saadikuga NATO-s Jüri Luigega, kes ütles seda, et see selline Euroopa, seda võib kokku võtta siis Briti peaministri
tööpartei juhi Keir Starmeri ütlusega, et see pole meie sõda, see Iraani sõda. Et see loosung, ma olen seda ka varem öelnud, et see on midagi sellist, mis võib bumerangina meile tagasi tulla. Et sama lihtne on öelda teisel pool Atlandi ookeani, et see sõda seal Narval, see ei ole meie sõda või et see sõda kuskil mujal võib-olla lõunapoolsetes Venemaa piiririikides, et see pole meie sõda, et meil pole sellega midagi pistmist. Et kui sa oled ikkagi nagu, et ei saa korraga rääkida, et me oleme liitlased ja meil on kaitseallianss, aga et see siin, mis te teete või et see ei puutu üldse meisse, et see ei ole ka tegelikult nagu õige, aga et ütleme, mis on prognoos lähimateks, mitte ainult kuudeks, aga võib-olla lähiaastateks, et mulle tundub, et sellisel täiesti nagu kõige kõrgemal poliitilisel tasemel ikkagi Donald Trump ise ja tema siis administratsiooni esindajad tänaseks on nagu paljuski ikkagi need sillad Euroopaga täielikult põletanud, et ma ei usu, et sellist vähemalt senikaua, kuni ta on president, et sellisel kõrgel poliitilisel tasemel tegelikult selline arvestataval määral nüüd see koostöö saaks paraneda enam, et seal on mindud Itaalia peaministri vastu isiklikuks, seal on mindud Prantsuse presidendi vastu isiklikuks ja nii edasi, et sealt on juba väga keeruline nagu tagasi tulla, et isegi kui näiteks nüüd Keir Starmer peaks kukkuma, mis on tõenäoline ja suhteliselt tõenäoline, tema asemele tuleb siis uus tööpartei peaminister, suure tõenäosusega britid, olles pragmaatilised, võtavad, et see oleks nüüd võimalus nagu pöörata uus lehekülg, aga kas see inimene, kes iganes see on, kes tuleb Keir Starmeri asemele, kas ta tahab samasugusel viisil nii-öelda Trumpiga ennast siduda, sama positiivne tema suhtes olla, kui Keir Starmer oli, teades, et see võib, ma ei tea, 2 nädalat hiljem või 2 kuud hiljem või 2 aastat hiljem valusalt kätte maksta ja ta võib häbisse jääda. Suure tõenäosusega mitte, et ma arvan, et see teatud distantsi hoidmine isegi ka Inglismaa ja Ühendriikide vahel jääb, kuni Trump on president. Pigem kuniks tulevad uued valimised brittide seas, mis ennustavad praegu juba siis Nigel Farage'ile, kes on muide Ukraina NATO-sse võtmise toetaja ja ühtlasi toetab ka ja USA praegust operatsiooni. Mida mulle nagu briti sõbrad ütlevad, siis et ega tegelikult ka see nii-öelda Reform UK seltskond, kui neile, ma arvan, pakutakse, et kas te soovite enne valimisi, et J.D. Vance tuleb ja peab teie toetuseks kõne, nii nagu ta pidas Viktor Orbani toetuseks, siis ma arvan, et nad ütlevad, et me muidugi väga soovime seda, aga kahjuks see ei ole võimalik, et mis iganes põhjusel, et mikrofon ei tööta praegu või ei ole sellist sobivat saali või et mis iganes, et Siin tuleb tegelikult tuleb küsitlustulemusi natukene vaadata, et ma praegu ei oskagi öelda, et mis Briti ühiskond on veelgi teravamalt lõhestunud tegelikult, kui on USAs või kus iganes, et seda on väga raske prognoosida, mis seal üldse saama hakkab, aga et see hispaanlaste väide või ka Sanchez, et nüüd näete, et ei tohi USA-st sattusime sõltuvusse, ise nad on sattunud, et neil ei ole erilist kaitsevõimekust, kust tuleb Euroopa suur osa naftast, eks tuleb läbi Hormuzi väina. USA-le Hormuzi väin ei ole oluliselt nii oluline. Nad saavad selle Iraani praegust, nii olgu see väetise või nafta eksporti ja ka laheriikide eksport seisab selle tõttu, kui USA võib seda mitu kuud blokkida täpselt nii palju, kui on vaja Iraani survestamiseks, et nende terroristidel majandus kokku kukub. Sellele lisaboonus USA-le on veel see, et ka Hiina suur osa kütusest tuleb seda väina kaudu, ja nüüd, kui Euroopa ütleb, et see ei ole nagu meie asi, et USA ei peagi ühegi NATO liitlasega rohkem tülli minema, siis ta lihtsalt ütlebki, et vabandage, et teie kaubateed ei ole ka nagu minu asi või. Et siin on selline ülbamine vastastikuna on muidugi väga kole, eks, kellele ka see Trumpi suhtlusstiil meeldib, aga lõppkokkuvõttes on see, et Trumpil on kaardid ja Sanchez'el ja tema mõttekaaslastel ei ole, eks. Ma ei ole sellega nõus päris, et tegelikult me unustame ära seda, kuivõrd on maailmas kõik omavahel seotud, et kas või selline, mina olen, eks ole, Riigikogus tegelenud väga palju kaitsetööstuse küsimustega ja tegelen nendega ja kohtun pidevalt suurte kaitsetööstusettevõtetega, muuhulgas ka Ameerika omadega, et Ameerika Ühendriikide kaitsetööstusele näiteks on Euroopa olnud ja on siiamaani ülioluline turg.
sellel Iraani sõjas tekkinud punkt 1 poliitilistel vastuoludel on kahtlematult Ameerika Ühendriikide kaitsetööstuse väljavaadetele Euroopasse olnud väga negatiivne mõju ja see on pikaajaline. See on vähendanud olulisel määral usaldust. Sinna nüüd tagatipuks, eks ole, tulevad teated, et lükatakse edasi tarneid, kaasa arvatud Eestile. Nii-öelda see USA niigi selline usaldusväärsus kohati partnerina ja ka see, kuivõrd keeruline on olnud USA-ga asjaajamine võrreldes mõnede teiste riikidega, kui sa tahad sealt midagi osta, kui raske seda tegelikult on kätte saada ja õigeks ajaks kätte saada, siis see kõik kokku tegelikult kahjustab olulisel määral USA kaitsetööstuse huve. Ja nemad kindlasti ei suhtu sellesse nii, et mis sa teed, et vaata, las need eurooplased nüüd vaatavad ise, kuidas nad hakkama saavad. Et tegelikult see on Ameerika Ühendriikide ühiskonnas väga suurt kaalu omav ettevõtlus selline valdkond. Ta on ka kongressis erakordselt suurt mõju omav ettevõtlusvaldkond. Mis omakorda näitab, et kui nad toodavad vähem, kui on nõudlus, mis näitab, et see on niivõrd edukas valdkond, et nad võivad kõvasti tootmist suurendada, oma majandust sellega kasvatada, et Euroopa, siin on taaskord see, et kõike, mida Euroopa praegu planeerib, me ei tea, kas me seda 5 aasta pärastki või 10 aasta pärast näeme. USA-l on ikkagi kaart. Või ütleme, nende käes on ässad ja trumpid. Et see on selline probleem, et kui me tuleme siia kodus lähemale, et kui võimas tundus Eestile omal ajal Nokia. Me otsisime oma Nokiat ja kui kiiresti Nokia tegelikult kaotas globaalselt oma turud ja oma konkurentsieelised tehnoloogilised. Täpselt samamoodi võib Lockheed Martin avastada ennast 3-4 aasta pärast olukorras, kus väga paljud nende tooted, mida nad müüvad, on asendatud kordi odavamate ja tõhusamate lahendustega, mida toodab keegi teine. Ameeriklased toodavad ise ka juba odavrelvi ja samas, aga ma räägin ma arvan, et see tehnoloogiline innovatsioon, mis selles valdkonnas on, see kujundab seda turgu väga palju ümber. Ühel hetkel tuleb ka Ukraina know-how siiski siia Euroopa ja maailma turule. Et see ei ole kindlasti päris nii lihtne ameeriklastel seda konkurentsipositsiooni hoida ja eriti need suured ettevõtted, neillega on alati see oht, muutuvad bürokraatlikumaks, aeglasemaks, seda ka Ukraina sõja alguses ja ukrainlased tõid välja, et kui oli vaja midagi muuta või ümber teha, siis oli väga keeruline Ameerika Ühendriikidega selles osas nagu läbi rääkida. Nii et kindlasti, ma tõin selle näite selleks, et ma arvan, et kui Ameerika Ühendriikide president kusagil sotsiaalmeedias võib tõesti rääkida, et kuidas meil on selles kõigest täiesti ükskõik, siis olles ise nüüd USA-s viimasel ajal ka väga mitu korda käinud ja sealsest inimestega rääkinud, siis tegelikult juba presidendist mõnevõrra mitu korrust allpool olevad ametnikud, kes igapäevaselt tegelevad kas või sama kaitsetehnoloogiate küsimusega, nemad on ülimures selle pärast, mis toimub, püüavad kõigiti siis kuidagi tegutseda selliselt, et siiski neid partnerlussuhteid hoida ja see Pedro Sanchez on lihtsalt nagu jäämäe selline veepealne osa, aga jäämäe veealune osa on näiteks see, et on ju palju riike, kus väga mõjukad poliitikud ütlevad, et me ei tee mitte ühtegi uut tehingut, mitte ühegi Ameerika Ühendriikide ettevõttega, sest me lihtsalt ei saa neid enam usaldada. Ja sellel kõigel on Ameerika jaoks ka väga kallis hind, mis lõpuks väljendub selles, et kusagil Ohio osariigis, millest meie siin ei kuule kunagi mitte midagi, aga seal saavad inimesed teate, et homme ei ole vaja enam tööle tulla ja nii edasi. Sellele räägib vastu see, et üle kogu maailma kõik tahavad samas neid relvi osta, aga et loomulikult on see ebameeldiv, et on retoorika on üle piiride läinud, aga et ma pakun, et ütleme nüüd pärast vahevalimisi, mille tulemusi me veel ei tea, et need küll need ära silutakse, et tuleb jälle naeratav Trump ja kõik tahavad taga koos fotole pääseda ja suruvad kätt. Ei ole kindel. Varsti me saame äkki, kui mõni tulevane saade on, saamegi mõne aasta pärast arutada, aga et lähme kiirelt veel oma viimase uudise juurde, mis täna oli plaanis natukene kajastada, et sinu enda artikkel siis Delfis on nüüd küll umbes 2 nädalat tagasi midagi sinna kanti. Pealkirjaga siis põgene vaba laps, paremerakonnad lörtsivad ära presidendi ameti ja siis peaks ütlema, et lugesin seda ja jäin peaaegu kõigega nõusse, välja arvatud, et ma nagu saate alguseski, et ma võib-olla ei pea Reformierakonda kindlasti
selline maksuerakond ja bürokraatia erakond ja mis on majanduslikult tundub meenutavat mitte parem erakonda. Et mina nimetaks neid, ma ei tea, ma ei teagi milleks, mitte parem erakonnaks, aga et kõige muuga, mis seal artiklis postideoloogiline partei. Postideoloogiline, ütleme jah, nagu sellised kolhoosi esimehed jaotavad omavahel kohti või midagi. Et aga et kõik, mis seal artiklis oli siis presidendivalimiste kohta, see tundus nagu selline puhas tõde, eriti just see, mis oli Arnold, see mõttekäik sinule, et Karisest üritatakse teha samasugust nagu mingid venemeelsed luuserid, nagu mingi selline, ma ise kutsuks seda mõnes mõttes pseudo-isamaalast ja selliseks vandenõuks, mis kunagi Rüütli vastu organiseeriti, et seniil, lollakas, punane kommunist ja noh, ma pean tunnistama, alguses ka uskusin sellise noore tudengina, et ongi, kuniks ma ise Rüütliga erinevates olukordades, ma ei tea, lihtsalt juhuslikult kokku puutusin, sai vesteldud ajaloost põgusalt muidugi või mingitest artiklitest või esseedest, mis oli ilmunud ja siis ma sain aru, et see ei ole üldse see inimene, keda siis kujutati selle degenerandina või et on terane, vastutustundlik, ajalugu väga sügavuti mõistev, tegelikult tore inimene. Ja siis ma sain aru, et ma olen nagu meedia narratiivilt tohutult petta saanud. Ja minu arust jään täiesti nõusse, et see üritati Karisest, kellest on seda väga raske teha, kelle toetus on ja armastatuse protsent on nii suur, et üritati teha nagu sellist neorüütlit siis mingisuguse nägemuse poolt, et äkki saateaeg hakkab lõppima, et äkki sul ongi presidendi valimiste ümber toimuva kohta midagi lisa või midagi huvitavat öelda, et mis su nägemus on, et minu arust see on inetu ja kole, kuidas seda asja aetakse praegu. No jah, see punkt üks väga lühidalt, see Rüütli paralleeli tõmbamine, et Rüütel kui venemeelne, et ma juhin tähelepanu, et Rüütel on saarlane, et saarlastest ja hiidlastest ei ole võimalik teha venemeelseid inimesi, see lihtsalt pole võimalik, et see ei õnnestu kunagi. Aga mis puudutab praeguse presidendi valimisi, siis jah, mulle kahtlaselt tundub, et siin kellelgi oli plaan selline etendus, ütleme siis 3 vaatuses. Esimene vaatus on see, et tuleb selgeks teha inimestele, et praegune president on mingil põhjusel väga halb. Selle kallal on kõvasti vaeva nähtud. Väga palju neid narratiivivabrikud on tööle pandud. On tööle pandud ja ütleme see, mida me näeme, on jälle nagu see veepealne osa, et tegelikult see ussitamine, mis toimub nagu kuluaarides, see on uskumatu. Ja seda kuuleb igal poolt. Just ja väga brutaalne. Nüüd ilmselt ma arvan, et teine vaatus, mis oleks plaanis, on siis, et ilmub valgel hobusel Rüütel, või antud juhul siis keegi, kes on siis nagu parem kandidaat. Ja siis 3. vaatus on see, et valitakse see inimene siis ära. Et ma arvan, et selline on nagu mõte. Aga mulle tundub, et selle etenduse selline nõrk koht on see, et selle etenduse... Pole uut seda Rüütlit pole ei, selle ma arvan, et eks see leiab. Alati leiab. Et, nagu Savisaar toodab juurde mingisuguse sellise uue... Just, aga mis on minu meelest nõrk koht on see, et mulle tundub, et need inimesed, kes on harjunud Eestis neid lavastusi tegema ja kellele see siiamaani on pea alati õnnestunud, nad on oma tahtmise saanud. On tõesti. On tänaseks sellises olukorras, kus ütleme, neil on nagu seal teatris sama palju võimu etenduste üle, kui on teatris garderoobi töötajatel ja koristajatel, et lihtsalt maailm ja aeg on Eesti elu ja poliitiline maastik on edasi liikunud. Ja publik ei usu enam seda etendust. Ja publik hästi ei usu seda etendust. Ja sellises olukorras me oleme ja minu meelest lihtsalt ütleme, mina astuksin nagu 2 sammu tagasi ja ma ütleks, et püüaks kuidagi hoida seda fookust nagu riiklikul huvil. Et arusaadav, et parteidel on alati oma sellised väikesed intriigid ja mängud, aga et lõpuks on ju ei saa eitada, et me siiski oleme nagu keerulises julgeoleku olukorras ja meil on üldse paljudes valdkondades on suured väljakutsed. Majandus on julgeolekust sõltumata. Et jah, et võib-olla mis ma lihtsalt olen üritangi kolleegidele nagu selgitada on see, et minu meelest praegu pole aeg võib-olla sellisteks etendusteks, et praegu võiks proovida lihtsalt teha seda, mis on nagu riigile kõige parem ja ratsionaalne ja tark ja selles mõttes nagu ma tahaks loota,
et võib-olla kuna see esimene vaatus minu meelest ei ole väga nagu peale läinud ja publikut leidnud, et ehk siis õnnestub seda võib-olla kirjutada natukene selle lavastuse, plaanitud lavastuse sisu kirjutada nagu ringi. Oleks tore jah, et selline ütleme 10, 20, 30 aastat vananenud estraad, paha kvaliteediga estraad, mida pandi rahvas uskuma kogu meediaga kuidagi koos, et see paha näitemäng lõpeb ära ja keegi hakkab natukene mingi vahet ei ole, olgu see siis sotsidest, Isamaast, Keskerakonnast, ükskõik kus, et ilmuksid inimesi, kellel on mingi vastutustunne, et absoluutselt kõikega ära ei lörtsi. Aga siis ma kardan küll, et mis ma selle loo mõte oli ka, et kui see õnnestub sellisel kujul seda etendust lõpuni mängida, siis ma arvan, et meil saab olema tulevikus üliraske leida inimesi, kes üldse Eesti presidendi ametisse tulevad. Sest see on teada, et kui sa sinna juba mingi jah-sõna ütled, siis sa hakkad saama nende narratiiviloojad ja parteikontoride solk tuleb sulle otse näkku. See ongi niimoodi, et sind värvatakse, tullakse, palutakse, öeldakse, jätta oma tegemised pooleli, võtta, pööra oma elu pea peale, eks ole. Inimesed ei kujuta ette, et mis kuldpuuris elu see presidendi elu on ju. Ja siis, eks ole, paari aasta pärast tehakse maailmale selgeks, et sa oled tegelikult kõlbmatu, saamatu. Ja siis vallandatakse kõik inimesed, kellega sa oled suhelnud lihtsalt sellepärast, et mingid teatrid teha. Ja siis minnakse järgmise juurde, öeldakse, et mis te arvate, me tahaksime teiega seda sama teha. Kas olete nõus? Et see nagu minu meelest... See president peab olema ülimalt kõva närviga, et ta suudab ise need narratiiviloojad ära kangutada oma sõnadega. Karis ei ole väga tugeva ütlemisega, et tal võib-olla pole närvi, aga meie saateaeg on hakanud läbi saama ja võib-olla viimase hästi lühidalt, et äkki oskadki öelda, et mis siis sinu erakond ehk sotsiaaldemokraadid, et ei ole seisukohta võtnud või keda te toetate? Mina arvan, et sotsiaaldemokraadid on nagu väga õige seisukoha kujundanud. Aga nime ei ole öelnud? Ei, et praegu on selle küsimusega vara tegeleda ja see on tegelikult täpselt õige, et tegelikult presidendi valimised Eestis on sellisel viisil korraldatud, et sisuliselt me saame neist hakata rääkima alles suvel ja kõik see, mis praegu toimubki, ongi tegelikult soov seda suvist protsessi kuidagi ette ära tinistada kellelegi kasulikul viisil. Ja ma arvan, et see, et me oleme nagu indikeerinud, et praegu on vale aeg, ma arvan, et see on nagu õige positsioon. Selge, aga loodame, et siis kui tuleb õige aeg, et teil on kindlasti, siis, et teil on kas mõni hea juba olemasoleva presidendi hea nimi või mõne uue veelgi parema. Küll Reformierakonna peasekretär meile SMS-iga saadab selle. Ja, et ma loodan, et siis Peetri Pilk saade saab selle SMS-i ikka ka eelisjärjekorras, et me saame siis kohe arutama hakata, aga tänud veel kord saatesse tulemast ja seda huvitavat mõttekäiku arendamast ja tänan meie vaatajat, olgu see siis läbi videopildi või lihtsalt kuulates meie saadet mõnest podcasti platvormilt. Tänan teid vaatamast ja kuulamast ja järgmisel nädalal kohtume juba uute teemade ja uue stuudiokülalisega. Kõike head!